Meil on mugav maksta, neil on mugav meie käest raha kätte saada. Inimesed ei pea enam füüsiliselt pangakaarte kaasas kandma. Meil on mugav maksta, see maksab meil lihtsalt kätte. Kujuta ette, sa kõnnid tänaval, keegi ulatab sulle oma telefoni ja palub sul teda pildistada. Teed temast foto ja lähed oma päevaga edasi. Ja ühel hetkel avastad, et su pangakontol on 50 eurot vähem, kui peaks olema. Sa küsid, kuidas see võimalik on. Üle maailma on nimelt üha enam hoogu kogumas NFC-vargused. Piisab vaid, et sul oli pildistamise hetkel sõrmes näiteks selline sõrmus. Lähen siis bussi ja tulen niimoodi koputan mõne käekoti vastu. Piiks ja koputan järgmise käekoti vastu, piiks ja niimoodi raha tulebki. Viipevargus ehk ghost tapping tähendab sisuliselt seda, et vargale piisab lihtsalt muretu näoga ohvrist piisavalt lähedalt mööda kõndimisest ning sul ei pruugi olla sellest halli aimugi. This thief will effortlessly pickpocket 4 unsuspecting shoppers without ever laying a finger on their purse or their wallet. Lihtsalt selgitades on NFC see tehnoloogia, mis võimaldab meil teha kontaktivabasid viipemakseid. Kõikides pangakaartides on tegelikult täna NFC olemas, millega saab viibata. Meie nutikellades on NFC-d olemas, meie sõrmustes on NFC-d olemas ja ka muudes seadetes. Üle maailma on nimelt üha enam hoogu kogumas NFC-vargused. Ning jah, sellised vargused toimuvad päriselt. Itaalias leidis politsei 36-aastase naise käekotist viipemaksetel toimiva kaarditerminali. Uurimine tõestas, et naine oli sellega rahvarohketes kohtades varastanud möödujatelt tagasihoidlikke summasid. Malaisias mõisteti 2 naist süüdi pettuses, kus nad kasutasid oma telefone makseterminalidena ja tegid volitamata viipemakseid mitmes erinevas kaubanduskeskuses. See bussides käinemine lõunaosariikides täiesti tavaline. Käivad kratid mööda bussi oma terminalidega ja võtavad raha. Kui kunagi oleks selline vargus eeldanud, et varas vehib su ees veidralt makseterminaliga ja torkab sellega ilmselgelt silma, siis täna saab seda teha kõige tavalisema nutitelefoniga. Peab olema inimesel, kes soovib sellist lahendust kasutama hakata, tal peab olema ettevõte. Lisaks ta peab esitama avalduse, kõik soovitud dokumendid selle jaoks. Samuti ta peab läbima taustakontrolli, mis on hästi oluline nüanss selles protsessis. Ja kui kõik on kinnitatud, siis tõepoolest ta saab laadida alla endale rakenduse, mille läbi ta saab siis makseid vastu võtma hakata mobiilis. Kui ma nüüd praegu ise väga tahaksin, läheks mõnda panka, ütleks, et mul on osaühing nimi mis iganes ja mul on vaja sinna nüüd makseterminali, ma usun, et pank teeks muga rõõmuga selle makseterminali lepingu. Sisestan sinna tehingu 6 eurot ja lähen jalutan mõnda bussi ringi, kuule meile piis käib, küll ta vasti käib. Eriti ohtlikuks teeb skeemi aga see, et tegelikkuses on tänaseks juba ka mitmeid rakendusi, mis aitavad sinu telefonist makseterminali teha pahavara kaudu ilma panga poole pöördumata. Võiks eeldada, et selline vargus eeldab suuremat sorti tehnoloogilisi teadmiseid. Samas väidetakse internetis, et juhiseid ei ole kuigi raske leida. Näiteks on avastatud üks hiinakeelne Telegrami grupp, kust võis leida samm-sammulisi juhendeid ja isegi õppevideoid, kuidas sellist pettust läbi viia. Ma arvan, et siin ruumis igaüks suudaks üks tunni ajaga tekitada oma tehnilise võimekuse need maksed vastu võtta. Ja ühistranspordiga sõitmine, see on ka suhteliselt lihtne. Varaste töö on teinud eriti mugavaks see, et väga suur osa inimestest kasutab viipemakseid. Viipemaksete populaarsusele viitavad juba pikka aega nii Eesti Panga andmed kui ka erinevad artiklid. Inimestele meeldib mugavalt toimetada. Juba lihtne on maksta, piiks ja makstud. Kui telefoni või nutikellaga maksmine on paljude jaoks juba normaalsus, siis siin see asi ei piirdu. Viipemakseid saab tänaseks teha näiteks sõrmusega, käevõruga või võtmehoidjaga. Sisuliselt saab pangakaardiks teha ükskõik mille, kas või oma enda käe. Piisab vaid sinna kiibi paigaldamisest. Citadel Eesti Panga klientidest juba 4% on endale maksesõrmused ühe pangakaardina võtnud ja kasutavad neid aktiivselt. Aga lisaks on ka võimalik maksta näiteks käepaeltega, käevõrudega siis, kleebistega. Kleebist on väga mugav panna lapsele kuskil õpiku peale või õpilaspileti peale. Et nende kasutamisel tasub olla ettevaatlik, sest et need tavaliselt ei küsi midagi, need teevad mingi tehingu summa puhul lihtsalt piiksu ära. Ja siis on mingis raha läinud. Sõrmused, ripatsid, särgi, varukas, mis iganes, et nende puhul ettevaatust. Tema selle ühendusväli on isegi natukene väiksem, kui tegelikult on tavalisel pangakaardil. Ehk siis makseterminal peab olema lähemal
et makse ka tegelikult reaalselt toimiks. Et isegi võiks öelda mõnes mõttes, et on natuke turvalisem kui pangakaart, sest sa pead olema lähemal, sa pead fikseerima. Väga paljud inimesed tegelikult ei tea, näiteks kui ma täna annaksin sulle selle sõrmuse, ütleksin, et mine maksa, sa võib-olla ei saakski makstud selle sõrmusega, sest seal on teatud see nurk, mida me klientidele ka väga täpselt õpetame. Ehk siis kiip annab, NFC annab ühendust nendest äärtest. Ja ma juba tean, et osad teist võib-olla mõtlevad, et viipemaksetel on ju limiidid. Elu läheb edasi, kui ma 10 euri kaotan. Inimesed tihti eeldavad, et kui on puutemakse, siis on see väikse summaga. Et Poolas olid ühed tualetid, mis küsisid 49 eurot toaletuskäigu eest. Et üks piiks ja sai tualetti, aga pärast siis panga väljavõttes vaadates see tundus nagu väga ebamõistlik tasu olema. Ja kui 50 eurost ilmajäämine sind endiselt ei hirmuta, siis olgu öeldud, et miski ei garanteeri, et pätsu maksevahendid mitu korda viipamas ei käi või et raha asemel hoopis sinu kaardiandmeid ei varastata. Ühe tehingu puhul on tõesti limiit 50 eurot, aga ma ei tea, oletame, et varas käib järel iga natukese aja tagant jälle viipab, et kas niimoodi saab lõputult seda raha välja lüpstas? Õnneks ei saa. Selle jaoks on ka välja mõeldud piirang, ehk siis nende väikeste maksete summa saab olla kokku 150 eurot ja seejärel küsitakse ikkagi jälle PIN-koodi. Erinevad piirangud pangad pakuvad, tasub kasutada. Et need on pigem inimese enda kaitseks, kas või see, et internetipangast panna endale tehingu limiit peale. Et võib-olla ei ole vaja iga päev 10 000 eurost makseid teha. Keeruliseks teebki olukorra see, et tihti on varastatud summad väga väikesed. Sa ei pruugi isegi märgata, et näiteks 9 eurot su kontolt maha läks. Või isegi kui märkad, siis on tõenäoliselt seda väga keeruline kokku viia kellegagi, kes sinust hetkeks bussis möödus. Sa teed päevas 10-20 tehingut, väiksemaid. Ja üks neist on pättide tehtud tehing. Kas sa suudad seda nädala pärast eristada oma panga väljavõttelt? Tõenäoliselt mitte. Politsei soovitus on järgmine. Selleks, et pangakaart ja raha ei satuks pahatahtlike inimeste kätte, tuleb olla oma igapäevastes toimetustes tähelepanelik ning jälgida, kes ümbruses liiguvad, eriti rahvarohketes kohtades või makseid tehes. Et need on tihti väga väiksed tehingud ja inimesed võib-olla ei pruugi neid märgata, et tõesti, kui see on mingi 5-10 eurot tehing, et võib-olla jääb märkamata tehingute keskel. Et kuidas siis on, kas pank kuidagi omalt poolt ka jälgib seda? Jaa, kindlasti me jälgime igapäevaselt, monitoorime tehinguid ja reageerime koheselt, kui meil on mingisugune kahtlus. Siit soovitus panga äpp tööle panna ja panna tänne kõikidest tehingutest teavitama. Ehk siis, kui nüüd bussis keegi käib sinu koti vastus piksutamas, siis tuleb su telefoni teada, et tegid makse 6 eurot praegu. Siis kohe mõelda, oot, ma ei maksnud praegu midagi. Ja seda töötab kohe, et see on nüüd üks selline hea võimalus nende pättide vastu võitlemiseks. Selliste varguste vältimiseks on aga olemas ka mõningaid nippe. Sellest on tehtud suisa eraldi äri ja soovitusi, mida kõike sa ostma pead, et selliseid varguseid vältida, leiab päris palju. Olemas ka erinevaid vidinaid, mis väidetavalt kaitsevad seda kaarti kaugelskaneerimise eest. Siin nüüd tasub kindel olla, et see vidin ka seda päriselt teeb. Et seda, et seal on mingisugune kaugelskaneerimise kaitse peal, jah, üks on see jutt, mis räägitakse, teine, kas see päriselt töötab, et sellisel juhul kindlasti kasutada mõne tuntud tootja lahendusi. Mis teie seisukoht on, kas inimesed peaks seda paaniliselt kartma või tegelikult ei ole olukord nii hull? Alati tasub olla valvas, aga olukord ei ole kindlasti nii hull. Et kõik muud pettused on ikkagi oluliselt rohkem levinud, kui pangakaardi või maksesõrmuse pealt raha maha viipamine. Nagu ma ütlesin, siis meie pangal ei ole selliseid juhtumeid, et keegi oleks maksesõrmuselt endale teadmata siis nii-öelda makse teinud. Aga alati tasub olla ettevaatlik, et kõik, mis puudutab rahaasju, kui on mingisugune kahtlus, kohe helistada oma panga numbrile. Kuigi viipemaksetega seotud vargused ei ole Eestis laialt levinud, kutsub politsei kõiki üles olema tähelepanelikud ja andma teada igast võimalikust juhtumist. Kui olete langenud varguse või muu rikkumise ohvriks, esitage avaldus politsei kodulehel. Avaldusele tuleks võimalusel lisada ka maksedokument ja kõik muud tõendid. Limiidid, siis mobiilne makse ja lisaks siis äpp, kes teavitab. Ma arvan, et see on täiesti piisav või prahuks edasi toimetada. Ei soovita väga suure limiidi puute maksega kaardiga lihtsalt ringi arutada. Et tõenäosus, et varem või hiljem midagi juhtub, on väga suur. Iga uus ja äge tehnoloogia avab paraku ka uusi võimalusi kurjategijatele. On oluline, et oskaksime pättidest olla alati sammu võrra ees. Viipemakseid ei pea nüüd suurest hirmust välja lülitama, aga tasub olla ettevaatlik.